jõudnud nüüd oma viimasesse videosse ja nüüd me siis paneme roosi kokku. Et sa võid igaks juhuks kontrollida, kas on ilusti ära kuivanud ja siis võib neid õielehti natukene ka enda poole kerida. Et tõmmata niimoodi natukene laine neile sisse, et nad oleksid natuke rohkem õie küljes. Ja siis võid vaadata ka, et kui sa soovid midagi, et kataks mingid osa ära, et siis siia liimi panna, et näiteks sellise koha võiks ära peita, siis vaatad, paned siia liimi ja paned kinni, aga nüüd praegu see väga ei häiri. Nii, ja kerimiseks jällegi on meil see riba, mis on umbes 1 sentimeeter lai ja selle kerimine nüüd läheb natukene juba lihtsamalt. Ma panen siia hästi ülesse ja hakkan järjest kerima. Nii, ma olen kerinud siin umbes 6 sentimeetrit ja ma arvan, et võib panna selle esimese lehed juba siia. Ma teen lehed liimiga kokku, et nad jääksid kindlasti kõvasti kinni. Liimi ei pea palju panema. See esimene ring läheb natukene keeruliselt, et ma surun ta kinni ja ma tõmban siit selle esimese korra ümber, sätin uuesti paika ja siis edasi juba läheb juba kiiremini. Nii, esimesed lehed on juba varra küljes ja kui esimesed on läbi saanud, siis võib juba siia panna järgmised, siis ta on ühtlase paksusega ka siit. Jällegi võib siia panna liimi. Kui sul on liimipüstul, võid panna ka liimipüstuliga, siis on sul natuke lihtsalt kerida ka, siis ta liigub paigast ära. Aga see on pigem selleks, et ta paigal püsiks. Nii, ja hakkan seda ka järjest kerima. Nüüd ma nagu võimendada ja samal ajal kerin, et kui sa ei ole ennem juba venitanud, et siis samal ajal kui sa tõmbad, siis ka venitad seda. Ja me oleme jõudnud lõppu. Nii, lõpust läks natukene üle. Ma lõikan siit ära. Panen siia liimi. Ja ma keeran selle otsa ülesse poole ja siis kerin selle paberi siia ülesse. Kerin teda, kui teda ülesse poole hakkan tagasi kerima. Kui see läheb pikem, siis võid ka natuke pikemalt ülesse poole kerida. Aga niimoodi on see alt ilusti kaetud kõik ja jääb hea välja. Nüüd, mis meil on ainult jäänud, on neid lehti siin sättida, et nad jääksid ilusti roosile omaselt. Kui sul on plaanis kellelegi postiga saata, siis ma soovin need lehed niimoodi lähedale tõmmata ja siis jagada lihtsalt juhiseid, et nad jääksid. Et ta saab siis lihtsalt ise kodus ümber sättida. Aga nii, meie roos saigi valmis, mul on väga hea meel, et sa oled oma roosi valmis saanud. Kindlasti jaga siis ka Facebooki grupis oma valmis roosi, et minu oma tuli selline. Kui sa tegid traadiga, siis traadi eelis on see, et kui sa tahad sellist vaasi panna neid, siis sa saad neid painutada erinevates asenditesse paremini sättida, et selle pulgaga nad on lihtsalt statsionaarselt püsti. Sa ei pea panema igale lillele 6 lehte, võid panna ka ainult 3, sobib ka väga hästi, võid vaadata. Kui sa teed kimpu, siis sa võid neid lehti ka juurde teha pikema varrega, et siis oleks nad seal üleval pool ka. Et variante on igasuguseid, kuidas neid lehti siis sättida ja kimpu teha. Minu roos siis tuli selline. Nüüd ma väga ootan sind neljapäevasele küsimuste kõnele, et tule kindlasti näita oma valmis roosi. Kui sul on mingeid küsimusi, siis ma väga hea meelega vastan. Aga kõnel osalemine on oluline ka selle jaoks, et ma räägin sulle, kuidas sa saad siis minuga koos edasi õppida erinevate krõppaparist lillede tegemist. Et selle kõike räägin siis sulle neljapäevases kõnes. Tšau!